Ma panin käima, kuidas me teeme seda. Et hakkame siis kohe nullist pihta. Oota, ma vaatan, mis sa alguses kirjutasid meile sellest. Vaata, millest me nüüd rääkima hakkame siis. Just. Läks käima juba, jah? Priit pani salaja ammu käima, jah? Ma salaja panen, jah. Tere jälle Algorütmi kuulama, eetris on meie 285 episood, mille toovad teieni Nortal, Patchstack ja Veriff. Täna on meil pisut teistsugune episood. Seekord ei ole Algorütmil endale külalisi, vaid külas olen hoopis mina ise. Algorütmi võõrustab nimelt andmetega tegelev eestikeelne taskuhääling Laomees ja Torumees, mille eesotsas Kristo Raun ja Lauri Koobas. Olen tegelenud nimelt Algorütmi tootmise automatiseerimisega ja tundsin, et tahaks üht koma teist hingelt ära rääkida. Just sellest see tänane episood ongi. Läksin siis neile külla ja räntisin natukene andmete teemal. Sa rääkisid, et sul üks hetk automatiseerimisega hakkas mure tekkima ja mõtlesid, et seda on lihtne ära lahendada. No, ma arvan, ma hakkan kuskilt nagu algusest peale, et ühel hetkel nagu tekkis see mõte, et hästi palju on nagu mingid tegevused, mida ma teen iga nädal. Et ma tean, et teie salvestate ja töötlete seda seal Riverside'i platvormil nende vahenditega, mis selle online'is kättesaadavad on. Aga minul on see nagu, seal on nagu samme rohkem, et ma töötlen ta seal DaVinci Resolve'is, teen selle nagu videoversiooni valmis. Siis on see, mis siis on see FFmpg, millega ma eraldan sealt videoversioonist selle MP3 versiooni. Siis edasi on mul olnud nagu mõtteid, et ootage, sellest MP3-st võiks nagu selle transcriptioni versiooni ka saada, et jube magus oleks, kui tulevikus saaks tõesti kuskilt otsida nagu Algorütmi episoodidest asju. Sest kuna need teemad nagu ta ei ole nagu nii päevakajane, et ta nagu ei aegu hästi kiiresti, et siis olekski hea, sa otsid Kubernetes ja isegi kui nagu teema ei ole olnud Kubernetes või teema on, ma ei tea, mingi pilve kolimine olnud, ja me oleme Kubernetesest seal võib-olla nagu 10 minutit keskele rääkinud, et tahaks, et see episood ka välja tuleks, et siis sa tahaks selle transcriptioni kuskile vektor andmebaasi lükata, et sealt nagu seda otsingut teha saaks, No ja need on kõik sellised sammud, et ma ei taha nagu käsitsi seda asja teha, et ma tahan, et mul ongi et see videofail on see põhi ja siis ma teen mingisuguse, ütlen, et mis see pealkiri võiks sellel episoodil olla, ütlen, mis see kirjeldus sellel episoodil võiks olla ja siis panen mingi asja käima ja see teeb kõik need teeb MP3, paneb selle Captivate üles, video laeb sinna YouTube üles, pealkiri on juba kuskil failis olemas, eks ole, kirjeldus on kuskil failis olemas, MP3 laseb sinna 11 Labsi, sealt tuleb see transcription välja, tegelikult samas mul on transcriptionit on vist isegi enne vaja, sest ma tahaks nagu ChatGPT käest soovitusi pealkirjade sisu jaoks, et seal on nagu mingi ahel tekib ja see on kõik, ja see ei ole nagu isegi nii palju nagu ei ole teema nagu selles, et kuidas seda kõike automatiseerida, vaid selles, et kus need andmed on ja millisel hetkel mul millised andmed kättesaadavad on. Et see on nagu see, no ja siis ma hakkasin nagu sealt pihta, et aga teeks nagu lihtsama asja ära, et mulle ei meeldi see, et mul episoodide pealkirjad on nimetatud niimoodi nagu on algoritm, siis on kuupäev ja siis on episoodi pealkiri. Et see kuupäev muidu on nagu tore asi, aga ajaloolisi episoodi vaatad, siis sa ei saa mitte midagi aru sellest. Et mis 27.11 nagu, et mis aasta, ei tea, et tegelikult ei ole vahet nagu. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et okei, et võtaks selle ülesande, et nimetaks need episoodid ringi. Ja siis ma sattusin mingisse täiesti teise nagu andmete ussi auku. Et kui kunagi neid episoode publitseeris Genius Media, siis kõige esimestel episoodidel ei ole mingit struktuuri, mingit nagu nimetamisloogikat ei ole. Faili nimed ongi lihtsalt algoritm, ma ei tea, 12.07 ja that's it. Et mul ei ole nagu sellist head nii-öelda ühtset andmestikku nende asjade jaoks. Et mis siis on see pealkiri, mis on see meediafail selle kohta, kui ma tahan tagantjärgi mingit transcriptionit teha, siis ma pean kuskilt need meediafailidele alla laadima, sest kõik need 260 tükki, 280 tükki ei ole mul nagu ketta peal, vaid need on osaliselt on nad ainult seal pilveplatvormil.
ja ainult vist, ma ei tea, viimased 100 minu nagu ketta peal on ju. Noh, et see ongi sihuke nagu selline segadus. Ja siis ma sain aru nagu sellest, mida siis tõenäoliselt kogevad ka mingid väikeettevõtted, kes mõtlevad, et nüüd hakkaks andmete pealt otsuseid tegema ja siis saavad aru, et siin nagu viimase aasta andmed on võib-olla head ja ülejäänud on nagu mingi läbu lihtsalt. Ja see tõlgendub hästi, ma arvan, nagu Exceliteks, eks ole, ümber. Jaa. Ja see on eriti, kui analüütika käib nagu reaalse maailma kohta ja antud juhul, sa tahad mingite failide ja episoodide kohta teha, et seal ongi, et mis osa sellest reaalsest maailmast siis kajastub andmetes üldse. Kui sa tahad oma episoodi pikkust ka, et iseenesest justkui eksisteerib, on aga võib-olla mitte eraldi väljas. Ja näiteks ei ole kasutatav. Veel parem näide on see, et kes on siis need saatejuhid, kes antud episoodi tegid. Et kuna meil ka alguses oli, eks ole, Sergei, mingi hetk on olnud, ütleme Martin ja Tiit on ka, et kas teevad nemad kahekesi või mina teen kellegagi kahekesi, et kes siis nagu päriselt selles episoodis olid. Jälle viimases 100 episoodis on see kuskil seal descriptionis kirjas, et episoodi veavad on ju, ja see on ka manuaalne töö, et ma panin selle käsitse sinna on ju. Aga varasemate selle üldse, et siis peab hakkama nagu seda kuidagi kuskilt audiost nagu tuvastama üldse, et kes siis kohal olid on ju. Kusjuures see on huvitav, ma tean kunagi, meil käis saates külas Martin Karu ja tema tegi oma lõputöös, magistritöö tegi selle, et ERR-i need hääletuvastused, et ta tuvastas inimese ka ära selle, siuke semi-supervised learning, et sa tead umbes, kes seal saates olid ja selle pealt ta teadis juba järgmistes saadetes, et kes seal rääkis. Aga ma ei tea, kas see muidugi kuskil saadaval on. Ma tean, et Eleven Labsil on isegi mingi selline featuur, aga sellega ma, nii palju kui ma katsetasin seda transcriptionit, siis ta ühel hetkel hakkas nagu võssa panema, et ta pidas nagu Martinit minuks või vastupidi. Aga ilmselt vist mitte kogu episoodi vältel, et mingid fraasid olid lihtsalt, et ta arvas, et mina ütlesin, aga tegelikult ma tean, et seda ütles Martin nagu sellel hetkel on ju. Aga see on ikka väga palju parem, et me proovisime alguses seda Riverside'i AI-d ja see, mis sealt välja tuli, oli ikka amazing nagu halva kvaliteedi mõttes. Jaa, ja siin tegelikult on täiesti veel dimensioon on otsas selles, et kuidas ma siis üritasin erinevaid AI kodeerimisasju kasutada selleks, et neid andmeid siis korda teha. Et kuidas siis nagu, kust ma siis saan nagu selle, et mul peab kuskil olema see tõeallikas, see oli see nagu minu see moto, et ma hakkan kuskilt pihta, et mul on vaja nagu kõigepealt saada kätte kuskilt nagu see päris episoodide nimekiri. Ja see ei ole mul, meil on mingi Notioni database on ja seal samamoodi asjad ei klapi alati, et kui ma võtan nagu päris andmed välja, siis nad ei klapi on ju. Ja siis ma jõudsin, et et ma võtan Captivate'is siis selle päris nagu episoodide nimekirja ja siis ma avastasin, et kuna sinna on andmed migratud mingi hetk, siis need episoodide numbrid algavad nagu mingist 100 ja varasematel ei ole episoodide numbreid. Ja siis on nagu jälle, et aga nimetame siis, võtame see 100 ja hakkame tagasi nimetama. Ja siis tuleb välja, et ma jõuan nagu episood number 2-ni ja esimene on justkui puudu või. Ja siis tuleb meelde, et meil oli see Amazoni episood, mis nagu pidime vahelt välja tõmbama, aga nummerdamist me jätkasime seal. See oli see otsus nagu, et me ei tee nagu uuesti seda sama numbriga episoodi. Et sellised nagu päris elulised asjad nagu on, et mis me kunagi tegime ja nüüd siis ma pean nagu arvestama nendega ja ma arvan, palju hullem oleks, kui ma ei teaks nagu seda, et kui see oleks nagu kellegi teise nagu andmestik, siis ma kakuks nagu täiega juukseid välja, et oota, kus see üks episood siin kadunud on nagu. Et tekkis täitsa selline uus respekt nagu selliste andmeinimeste suhtes, kes peavad mingisse võõrasse kohta sukelduma ja siis aru saama, et mis siin juhtus, et. Jah. Aga mis see tõeallikas sul tänaseks päevaks siis on? No täna on, tegelikult ongi see Captivate'ist tulevad episoodid andmed, et Captivate paneb
publitseerib selle nii-öelda RSS feed'i, kust saavad nagu Spotify ja Apple kätte, et noh, põhimõtteliselt see RSS feed on nagu see tõeallikas. Sest seal on ka nii-öelda see publitseerimise kuupäev on olemas, on ju, ja siis noh, pealkiri, et need on nagu ja viide MP3 failile, on ju. Et need on nagu sellised andmed, millega ma siis pean hakkama saama. Et siis nendele episoodidele need numbrid külge panna. Ja noh, see publitseerimise kuupäev on tegelikult väga huvitav, et mina olen nagu tähele pannud, et kui ma võiks arvata, et episoodi number on selline unikaalne identifikaator on episoodi kohta. Oluliselt parem unikaalne identifikaator on siis tegelikult see publitseerimise kuupäev nagu. Sest noh, see defineerib selle nagu kalendri, et mul iga nädal nagu läheb üks episood välja. Mõni nädal on vahele jäänud, ehk siis nagu noh, selle ID-ga ühtegi episoodi ei ole põhimõtteliselt. Aga see on vähemalt nagu mingi järjestikune väärtus on ju, mida ma saan usaldada, sest noh, kalender on nagu on see uus kindel värk. See eeldab muidugi seda, et te kunagi ei salvesta ühel nädalal 2, eks ole, või 2 episoodi. Siis läheb kõik sassi. Ei salvestada võid, aga välja ei lase. Ja, just, et samal kuupäeval ei tohi 2 välja lasta. Noh, ma oleks väga, väga rahul, kui me jõuaks nagu sellesse kohta, et meil ühel päeval läheb 2 episoodi välja. Et meil on juba siuke sisuloome on nii kõva, et see positiivne probleem, nagu öeldaks. Aga sa teedki seda ise on ju, et sul ei ole seal, sa mainisid, et alguses oli Geenius Meedia, et keegi teine tegeles ja siis sa oled selle kogu tehnilise poolega nagu sealt alates ise toimetanud. Ja, et ja noh, ütleme seni see protsess on üsna hästi nagu sisse töötanud, aga noh, tahakski nagu veel rohkem nagu automatiseerida seda ära, et ma tean, et tegelikult see, mida ma automatiseerin täna, on see viimased 15 minutit. Noh, tegelikult, et sellest videofailist see MP3 võtta ja üleslaadimise asjad. Aga see on selline pool, kus mul on tulnud ette ka mingeid vigu, on ju, ajalooliselt, et kes meid sageli kuulab, teab, et on mõningates episoodides, kas siis alguses või lõpus on mingisugune tohutu tühi ala olnud, nagu et just nagu jutt lõpeb ära ja see episood lõpeb edasi. Et lihtsalt see video render range ei ole nagu õige olnud või mingid asjad nihkes olnud, siis selle jaoks ma juba tegin näiteks automatiseerimise, mis tuvastab sellest, et kui ta selle MP3 audio sealt videost välja võtab, et seda tuvastab vaikuse lõike, mis on pikemad kui 3 sekundit. Ja see on aidanud mind ühel korral näiteks hädast välja, et on näidanud punast, et kuule, siin on mingi jama ja kohe üsna kiiresti leiab selle probleemi üles, eks ole. Ja noh, seal on neid vigade kohti on nagu mitmeid nagu teisi, et need platvormid ei luba tavaliselt, eks ole, salvestada enne, kui sul see fail on üles laetud, on ju, ja siis paned selle YouTube'i laadima, mina oma kerge ATH-ga lähen mingid muud asja tegema samal ajal, ja siis ma unustan seda salvesta nuppu vajutada ja siis ma pärast avastan, et ei läinud video üles, et mis toimub, on ju. Tegelikult jäi nagu lihtsalt, ma ei jaksanud ära oodata seda 1 minutit, kuni see upload nagu toimub sul taga. Et seal on nagu need mingid riskid, mingid veakohad on sees. Ma mäletan, et Discordis sa oled jaganud, kas sa teed make.com'iga seda põhiliselt või mis see keskne aktiivne tükk on, mis seda orkestreerib sul? Sa mõtled üldse nagu seda automatiseerimist? Jah. Tead, täna mul isegi ei ole, mul on selle nii-öelda publitseerimise jaoks, mis need teavitused välja saadab Discordi, Facebooki, LinkedIn'i, mis selle teavituse üles paneb, selle jaoks on N8N'i mingi automatsioon tehtud. Aga peamiselt ainult sellepärast, et seal on hea liidestus nende erinevate keskkondadega, et ma ei pea hakkama ise YouTube'i apit nagu õppima. Ja samas kõik see andmekorrastuse asi, mida ma olen üritanud teha ja noh, seal ma pean nagunii mingeid apisid kasutama, et seal ma lasen kursoril kirjutada Python koodi selle jaoks. Et see oli ka üks hea õppetund, nagu mis meil ühest viimasest episoodist oli, et kui sa kasutad
et ai lahendused oleksid läbipaistvamad, siis mitte ära lase tal nagu ülesanne ära lahendada, vaid lase tal kirjutada kood, mis lahendab sinu ülesande ära. Noh, sest see 200 episoodi nagu ma võin talle anda ka pealkirja või selle mingisuguse mustri ja öelda, et nimeta kõik need episoodid selle mustri järgi ringi, on ju, ja ta teebki see 200 uuendust selle, saab sellega hakkama. Aga siis ma nagu jälle ei usalda seda nii hästi, et kui ta kirjutab mulle koodi, siis ma saan öelda ka sinna, et ma ei tea, et logi välja ka need episoodid, millega sa hakkama ei saanud või mingid muud nagu anomaaliad on ju, mis tuvastati. See logi võib mulle olla 50 rida pikk on ju, aga ma saan kiiresti silmadega üle käia, et ma tean nagu, mis valesti läks või saan öelda, et see peabki nii olema, sest ma ei tea, et sellel episoodil ei olnudki audioversiooni. No jälle huvitav nagu anomaalia. Üks episood oli meil, kus me publitseerisime ainult need naljad on ju. Ja see läks ainult ma mõtlen, see mingi, oota, et ma ei tea, kas see oli see episood. Uue logo reveal oli, see oli see teema. Uue logo reveal läks ainult YouTube'i, eks, audioversiooni ei ole sellel asjal. Mõistlik. Ja täiesti mõistlik oli, aga minu kettal on ta olemas, et kui ma hakkan nagu lihtsalt teen, et vaata kõik failid üle nagu minu sellest ja ürita nagu neid matchida selle infoga, mis sul Captivate'is on, siis ta leiab, et kuule, et siin on midagi puudu, midagi valesti. Kaua sul varasemalt nüüd see kas sa oled nagu mõõtnud, et kaua sul varem läks aega ja nüüd, kui sa oled nagu mingid need automatiseerimised teinud, et palju sa ajaliselt oled võitnud? No enamus mahtu läheb ikkagi sinna nagu kogu selle töötlemise peale. Aga ka see on tegelikult koht nagu, mida ma tahaks ühel hetkel automatiseerida, et siin on nagu erinevaid mõtteid, et mulle ei meeldi see, et mingid AI lahendused teevad siis selle audiofailiga, ütleme, et minu andmetega mingisuguseid asju, et Riverside'is on ka ju see võimalus, et sa lased neid vaikushetki välja lõigata. Aga lõpuks ma nagu ei saa nagu seda otsust teha, et kas see on nüüd see koht, mida ma tahtsin välja lõigata või mitte, sest ta lõikab selle ära, ma näen seda lõpptulemust, aga mis seal enne oli, et sinna nagu ma nagu seda võrdlusmomenti ei saa teha. Et ma tahaks nagu ka sinna mingit automatiseerimist peale panna, et mis mul lihtsalt seal video track'i peal markeeriks mingid kohad ära, kas erivärvi markeritega, kus siis on vaja nagu sekkuda. See võib olla nagu tõesti pikemad pausid on ju, mida ma võib-olla tahan nagu lühemaks võtta, võivad olla mingid valjud helid, kus siis keegi hakkabki hästi intensiivselt korraga rääkima ja need on kõik nagu omavad selles protsessis mingit nagu, ma ei tea, see on kuidagi ka see audiotöötlus on ka nagu mingis mõttes nagu selline andmekorrastus, et sa pead nagu õiges järjekorras nagu asju tegema, on ju. Et öeldakse, et esimene samm võiks olla see audio nagu normaliseerimine, on ju, et ta lihtsalt tõstab üldist nivood niimoodi, et need tipud ei läheks nagu üle selle nulljoone, et ei läheks nagu klippima. Aga kui nüüd meil ongi nagu episood ja keegi nagu lihtsalt episoodi hetkel nagu köhatab korra, siis see normalization ta ei lükka seda üle, kuigi ma lõpuks võib-olla selle köhatuse nagu lõikan välja, on ju. Et siis ma pean esimene sweep peab olema see, et ma võtan need anomaaliad maha nagu. Et ma tuvastan ära, et kas ma pean seal lihtsalt seda volüümi manuaalselt allapoole tõmbama või ma pean selle koha välja lõikama ja siis ma teen normalizationit ja siis ma saan hoopis parema tulemuse. Et ma ei tea, ma eeldan, et mingisuguses reportingus on nagu umbes samad teemad, et kui sa võtad nagu vaatad nagu viimase 20 aasta mingit käivet nädalate lõikes ja seal ühel nädalal on mingisugune imelik asi sees, siis see pilt läheb ju paigast ära, on ju. Või nagu Omniva müüs hiljuti just oma selle maja maha, et sul on nagu käive ja siis on jõnks. Ja siis läheb käive, või nii-öelda raamatupidajad ja finantsinimesed oskavad sellega toime tulla, et seda kuidagi klassifitseeritakse teistmoodi, on ju,
aga kui sa vaatad lihtsalt nagu käibenumbrid, siis mingi hetk tuleb suur hüpe, aga noh, siis likvideerisid põhivara, et anna see masinõppe algoritmile on ju ja see vaatab, et Omniva on startup on ju, et 10x. Just, aga noh, selle jaoks on ju vist lahendused olemas, et ka monitooringus nagu tehakse mingeid asju, et kui sul on nagu see üks nagu spike, et see võib-olla ei pane veel alerti käima, on ju, et sa pigem tahad nagu, ma ei tea, mingit mustrit nagu näha seal. Mingit seda sliding window'd või mingisugust smoothing ut sinna peale panna, jah? Ma eeldan muidugi, et kui professionaalsed need tarkvarad on, et seal peab ju olema mingid lahendused, mis juba teevad sihukese eelanalüüsi ära, et samamoodi need Adobe asjad aina integreerivad AI lahendusi, et. jah, no seal on see DaVinci Resolve, mida ma kasutan ja mul on ka see nii-öelda tasuline stuudioversioon kõikide kellade viledega. Seal uues versioonis on mingid väga hunnika AI asju, mis kuni selleni võivad sulle editi nagu ise valmis teha ja audio nagu tuunida ise ära ja et sinna 80-90% töötab, aga mulle tundub, nad on nagu disainitud mingi teise kasutusloo jaoks, et kui sul on mitte nagu podcast'i jaoks, et siis on ikkagi nagu mingid natuke erilahendusi vaja ja huvitav on ka see, et kuna kogu see ökosüsteem on selline nagu meediakeskne, mitte nagu arendajakeskne, et siis noh, neid tööriistu nagu ei ole ja seda on nagu hästi huvitav näha, et ka kõik need YouTuberid, kes mingeid makrosid ja mis asju välja lasevad, on ju, et see kood on nagu kuidagi nagu teise peakujuga kokku pandud, on ju, et see ei ole nagu arendaja poolt kokku pandud ja see paistab sealt välja. Et mingeid asju tahaks kohe hakata ringi kirjutama, aga noh, samas ma tean, et pole nagu pointi, et see töötab. Et ma arvan, et nagu andmemajanduses on natuke nagu sama, et kui sa nagu vaatad mida iganes kellegi nagu andmebaasi struktuuri, mis on kokku pandud, on ju, või et kuidas nagu andmed organiseeritud on, et see eeldab nagu mingit teatud peakuju, et sellega oleks võimalik siis pärast nagu maksimaalselt tulemust sealt välja võtta, on ju. Ja see on see operatsiooniliste ja analüütiliste andmete erinevus, et mul on tihtipeale toon seda näidet, et töötasin ettevõttes ja seal implementeeriti käsitsi e-poodi ja siis e-poes tuli siis nagu tooteinimese poolt mõte, et kuule, teeme mingisugune lemmikute kategooria, paneme osad tooted sinna, äkki läheb nagu müük paremini. Mõeldud tehtud, tehti ära, nädal aega käis, tuli siis inimene minu juurde, et kuule, et vaatame nüüd, et kuidas läks. Vaatame mina sinna sisse ja tegelikult me ei oska öelda. Sellepärast, et see, kuidas seda lahendati, oli see, et sul on toodete tabel ja seal on viide kategooriale ja see uuendati ära. Nädal hiljem uuendati tagasi. Aga seda jälge sellest maha jäänud, et millistel toodetel oli, mis tooted seal nagu lemmikute kategoorias olid. No siis läksime kahekesi Proge juurde, Proge pani sinna, tegi ajaloo tabeli sinna kõrvale ja siis tehti uus nädalane promo. Ja siis oli võimalik nagu teha seda analüüsi sealt pealt. jah, see on huvitav, et kui ma ka nüüd seda enda nagu algoritmi lugu mõtlen, et mul on väga hea meel tegelikult, et mul on erinevad need andmeallikad. Et kui me võtame ka, ma ei tea, see sama YouTube või see audio feed sealt Captivate'i poole pealt või siis, et mul on see Notioni andmebaas on ju olemas, et ma saan nagu vähemalt mingisuguste ristviidete kaudu nagu kuidagi aru, et mis seal mingis punktis juhtus või mis see episoodi nagu pealkiri või päris nagu publish date peaks olema. Sest on ka selliseid asju, et YouTube'is on nagu üks publish date ja Notionis on teine publish date ja tuleb välja, et ma laadisingi video nagu päev hiljem üles nagu millegi pärast või ma laadisin uuesti selle üles, on ju. Ja siis need andmed nagu jälle muutusid ära, on ju. Et selline nagu mida rohkem andmeallikaid nagu võtta on, et see on mingis mõttes nagu
õnnistus ja needus, et siis sa nagu ei tea ka, et kas see on, milline siis neist õige on ju. Aga samas, kui sul on ainult üks andmeallikas, kus ei ole nagu piisavalt infot, noh nagu see Lauri sinu näide, et siis ei olegi midagi teha, siis pead lihtsalt laiutama käsi, leiutama hakkama, et mis me siis siia kirjutame nüüd. Ja eks ta osaliselt nagu arenebki läbi aja edasi, et Kristo. Jah. Kus sul praegu see keskne koht siis on, et või sul ongi see, et sa endiselt hoiustad mitmetes kohtades, et sa rääkisid sellest Notioni andmebaasist, et või mis otstarve sul nendel erinevatel allikatel täpselt on? Jaa, see Notioni andmebaas on peamiselt siis nii-öelda enda jaoks, kui keegi küsib mu käest, et kuule, mis järgmine episood on või ma ise tahan teada, et mitu episoodi mul nagu ette planeeritud on, siis see info on seal, et noh, et millised salvestusajad mul on kokku lepitud ja nii edasi. Aga noh, see läheb ka vahel süngist välja, sest ma saadan kalendrikutse välja ja sinna jääb lisamata, eks ole. Ma arvan, meiegi episood ei ole sinna lisatud, et ma pean nagu tagantjärgi seda up to date hoidma, et see on mingi selline andmekvaliteedi nagu tagamise töö, et ma pean nagu noh, aeg-ajalt nagu koristamas käima seda keskkonda selleks, et see oleks kasutatav. No tegelikult nagu, ma ei tea, sellise tõeallikana, noh, ongi see Captivate'i andmestik on täna nagu kõige täpsem, kuigi seal on ka nagu mingid läbu sees. Ja noh, see oleks ka see asi, mida ma tegelikult tahan automatiseerida, et ühel hetkel saada endale kuskile ketta peale mingis JSON formaadis nagu seda päris episoodide listi nende pealkirjadega, mis ma tahan, et see oleks, nende episoodi numbritega, mis ma tahan, et need oleks. Ja siis ütleks, et Captivate'i API-le, et kuule, hakka nüüd uuendama, uuenda need 280 episoodi ära, et need esimesed episoodid saaksid ka selle episood numbri külge. Aga et noh, lõpuks tekiks nagu selline nagu päris hea andmekvaliteediga tõeallikas ka. Aga sa rääkisid ka vektor andmebaasist, et kas sul sellega oled nagu töötanud või kuhu sa näed, et see sobituks, et? No ma tegin mingit eksperimenti, aga see pigem, ma arvan, et ma ei hakka seal neid andmeid hoidma. Tähendab, et ma hakkan hoidma seal ilmselt neid transcription eid, aga mitte seda, et mis episoodid nagu mul on. Sest mulle tundub, et kõige parem selline lähtekoht on ikkagi seesama ühe episoodi kaust, kus mul on minu enda selles NAS-is on sees MP4, MP3, transcription, thumbnailid on ju, ja võib-olla, ja mulle tundub, et mul on vaja sinna ka mingit sellist tekstifaili, mis kirjeldab nagu metaandmed ära. Ja seda kõike on tegelikult selleks juba vaja, et seda produktsiooni nagu automatiseerida. Et noh, ütleme, et mul on see MP4 fail, ma teen sellest MP3, ma saan kuskilt selle transcriptioni, ma annan selle ChatGPT-le ette, eks ole, kirjutan selle ise ümber nagu selle kirjelduse, episoodi kirjelduse ja pealkirja, nii nagu see olema peab. Nii, ja nüüd selleks, et seda üles panna siis YouTube'i, Captivate'i, selle kohta teavitus saata LinkedIn'i, Facebooki, Discordi. Noh, see sama skript peab kuskilt need andmed võtma, ja võib-olla need kirjeldused on nagu natukene erinevad ka veel, et noh, YouTube'i me tahaks panna need chapterite pealkirjad on ju, aga mujale me neid ei taha, noh, et ei taha, et LinkedIn'i läheks nagu postitusse see sisse on ju. Et ja siis mulle tundub, et nagu, et see ühel hetkel võiks saada nagu selleks tõeallikaks, see kaust, kus sees on teised kaustad, kus sees on kõik need ühe episoodi nagu andmed on seal alamkaustas siis. Andmejärv. Jah, enam-vähem jah, et mulle tundub, et see on nagu piisav andmebaas, et ma võin nagu seda directory listingut seal ju teha ja noh, ma saangi kõikide episoodide info kätte on ju. Ja seal selles nii-öelda metaandmete failis oleks ka see, et kuna see episood üles läheb, on ju, et see automaatika teaks nagu, mismoodi seda schedulingu teha sellele episoodile. Ja et see episoodi pealkiri, noh, ideaalis ka see, et kes siis olid need saatejuhid, kes seal olid, on ju.
aga kui ma nüüd nagu mõtlen kogu sellele teekonnale, et ma võin seda nagu edasi minnes teha, aga tagasi vaadates on seda nagu päris keeruline teha, et ma pean siis, et mingid metafailid jäävad nagu poolikuks, et ei ole nagu nii täielikud, on ju, et või ma pean kõvasti vaeva nägema, et siis need nagu täielikult ära täita. Kas seal on mingid, ma ei tea, kui avalikud need best practice'id on teiste YouTube'i podcasterite poolt, et ma ei ole küll, niisama ei ole küll mulle mitte midagi sellest nagu ette jäänud kunagi vist. Aga sa mainisid, et sa oled, et sa oled mingid makrosid leidnud, et sa oled nagu uurinud selle kohta lähemalt. See on rohkem selle nagu videoeditoride teema, on ju, et kes teevad neid mingeid ägedaid title'eid või siis skriptivadki seal mingeid nagu animatsioone ja selliseid asju, et aga nagu kui ma vaatan ka Riverside'il on näiteks hästi suur Facebooki kogukond, on ju, et pigem nagu investeeritakse tehnikasse, et oleks hästi kallis mikker ees, mis ei pea üldse nii kallis olema, kui sellesse, et mingeid asju nagu päris ära automatiseerida. Ja teisalt siis loodetakse selliste platvormide peale nagu Riverside, mis seda mingil määral seda automatiseerimist võimaldavad teha. Aga mul endal, ma ei tea, mul on mingi arendaja kiik sees, et ma ei usalda nagu seda, et ma panen kõik asjad ühe platvormi peale, sest lõpuks see asi mul ikkagi nagu LinkedIni poste ei tee, on ju. Ja ma tahan nagu ise rohkem juhtida seda, et siis ma pean mingi teise toote juurde võtma. Ja siis ma, mingi marketing toode, aga seal siis ma pean ikka kopima neid andmeid nagu ühest kohast teise, on ju. Jällegi, et see ei ole nagu, sellest ei teki nagu selline pipeline või et ma tahaks nagu pigem seda, et mul on et kui võttagi, et see kõige esimene andmestik, mis tekib, on seesama videofail ja sealt edasi läheb käima mingi pipeline, kus on sees mingid manuaalsed sammud. Näiteks see, et ma vaatan pealkirja üle ja ma kirjutan nagu kirjeldusteksti nagu viisakamaks ja rohkem enda moodi. Aga jah, et suur osa sellest pipeline sammudest oleks ikkagi nagu automatiseeritud. Et seda ma ei näe, et keegi nagu teeks. Vähemalt nad ei räägi sellest seal. See Riverside'i platvormil, ma tean, ma just hiljuti uurisin seda, et kui sa tahad API ligipääsu, sa pead mingi ekstra taotluse tegema selle jaoks, eks ole vist, et see ei ole nagu... Ja sul peab see järgmine tase olema, sa ei saa selle kõige odavama tasulise tasemega sinna ligi, et sul peab olema see nii-öelda järgu võrra kallim nagu tase ka, mis minu jaoks oli lihtsalt way to go nagu. Kas sa Bufferist oled kuulnud? Ei ole. Okei. See on tegelikult mingi päris vana ettevõte juba, selles mõttes interneti mõttes vana üle 15 aasta vist. Mul millalgi sattus selle asutaja LinkedIni, ta on ühelt poolt, see ettevõte teeb seda nende platvormide vahelist nagu jagamist. Et kui ma postitan, et ma saan mitmesse kohta korraga postitada ja muid taoliseid asju. Aga see tundub, ma ei ole ise seda kunagi kasutanud, aga see sama asutaja siis ütles, et kui ma postitan, on ju, et siin on minu see mingisugune flowchart sellest, et kuidas ma siis 6 kohta korraga postitan. Ja siis tema tõeallikas oli kuskil GitHubis üldse. Ja siis see, et ta kasutab seda iseenda tööriista, aga see flowchart oli ikka nagu päris niisugune crazy, et mis järjekorras, kuhu ta siis ta vist ka kirjutab umbes Obsidiani ja siis Obsidianist sünkroniseerib GitHubi ja siis seal läheb mingi pull request'i peale või mingi merge commit'i peale lähevad mingid asjad käima ja siis see lõpetab LinkedInis ja Instagramis ja ma ei tea mingid taolisi asju veel, et inimesed on nagu ehitanud, aga et tööriist on, aga sellegi poolest nii-öelda kasutaja lugu, mis sa ütled nagu ühe lausega ära, et taustal see on nagu päris suur toimetamine jätkuvalt. Võib-olla sellepärast neid asju ei olegi neid tööriistu, et iga ühe nagu see pipeline on mingis mõttes nagu unikaalne, on ju,
et kui sa võtad mingi toote, siis sa peaksid justkui nagu sellesse standardiseeritud platvormi ennast suutma nagu kohandada, on ju. Aga see komplekt nagu tööriistu ja kanaleid on kõigil nagu enda nägu, on ju, et sellepärast siis ja kõik arenevad ka nagu mingit pidi nagu enda tempos, et siis sa nagu hakkad nagu ehituma sinna poole ja siis sa avastad ühel hetkel, et mul on väga unikaalne pipeline, väga keeruline asi siin. Et siis on juba see sunken cost fallacy, et ma ei taha seda nagu minema visata, et hakata kuskile uuesti nagu seda asja tegema. Aga kas sa, see on see tootmise pool, aga kas sa track'id ka kuidagi seda, et kui palju midagi kuulati, kui palju seal kommentaare on, mingeid taolisi aspekte? Ma trackin küll, aga see on hästi nagu manuaalne, et see on asi, mille pärast ei maksa nagu liiga palju pead vaevata, et iga episoodi kohta minna vaatama, palju nüüd see nädal on, palju nüüd tuli, et pigem ma suhtun sellesse nagu investeerimisportfelli, et kord kuus võib-olla lähed vaatad, kord kvartalis lähed vaatad, kuidas seis on, et kas me oleme nagu, et kas on nagu mingeid muutusi, mille pärast nagu peaks muretsema, et kuidas meil see kvartal versus nagu eelmise aasta sama kvartal oli, sest siin on ka need mingid trendid on, eks ole, et inimesed lähevad puhkusele ja siis nad kuulavad või et on mingid suvel tegelikult kuulatakse isegi vähem, sest inimesed on kuskil ära, teevad mingeid oma puhkuse asju, siis nad tööle tagasi tulevad, siis nad hakkavad nagu jälle kuulama, et see on põnev. Ma olen seda meie YouTube'i kanalit jälginud, lihtsalt mul on endal täiesti mitte automatiseeritud. Iga pühapäeva õhtul on kalendri meeldetuletus, et ma vaataks ja paneks kirja, siis ma olen vaadanud ja kirja pannud. Hästi rahulik on, väga tasapisi läheb üles. No eks ta lähebki tasapisi, see järjekindel peab olema, siis lihtsalt läheb üles. Et seal jah, ma isegi ei ole mõelnud selle peale, et võiks need andmed kuidagi ka API kaudu välja tõmmata ja kuskile kellelegi ette sööta, või et võrrelda, et ma umbes nagu aiman puusalt, millised episoodid nagu töötavad paremini ja millised mitte. Et alati töötavad sellised suured pilveteemad, alati töötavad suured tuntud Eesti ettevõtted, et kui see Bolt on ikka seal nagu pealkirjas sees, et siis on neid huvilisi võib-olla natuke nagu rohkem, või kui me räägime, või kui seal on mõni pilveplatvorm näiteks ära mainitud, et see nagu töötab paremini, aga ainult neist ei saa ka teha, siis tekib nagu mingi devalveerumine seal nendes, aga jah, seda andmeanalüütikat ma ei ole nagu liiga palju sinna investeerinud aega. See, mis mul nagu tekkis see küsimus võib-olla, et vaata, sa mainisid, et Lauri tõi selle teema, see bufferi tüüp samamoodi, tal on neid lõpuks on ju 10 erinevaid platvorme, kuhu kõik need asjad peavad laivi minema. Et kas sa, Priit, oled seda mõelnud, et kas on nagu mingid asjad, millel tegelikult ei ole nii-öelda väärtust võib-olla sinu selles pipeline'is praegu, et turunduses öeldakse on ju, et pool rahast läheb raisku, aga ma ei tea kumb pool, et kas sul on nagu, kas sa näed oma selles pipeline'is ka, et võib-olla nagu mingid asjad, mis tegelikult ei ole nagu, ei oma väärtust, aga seesama sunk cost fallacy ka on ju, et sa juba teed seda, et siis sa peadki nüüd selle ka automatiseerima. Ma arvan, et seal on palju asju, kuna täna on see kõik minu nagu peas, et ma tahaks neid, ma ei tea, markereid sinna timeline'ile ja ma tahaks, et oleks see 3 klikiga nagu publish on ju. Ma arvan, et seal sees on nagu mingeid samme, mis vajavad nagu eksperimenteerimist ja mille osas ma kindlasti avastan, et sellel ei olnudki nii palju väärtust nagu, et ma seda asja teen, on ju. Võib-olla lihtne näide on see, et kui lugeda mis iganes LinkedIni nagu neid koolitajaid ja coach'e, siis need ütlevad, et LinkedIni jaoks sa pead nagu teistmoodi seda sisu tegema, et see nagu töötaks. Et siis ma olen ka mõelnud, et okei, et võib-olla peakski olema nagu see LinkedIni ja Facebooki postituste stiil nagu teistsugune, erinev. Aga see on, et seda ei saa enne teada, kui ma seda ei tee. Kui ma selle nagu valmis teen ja siis ma pärast saan nagu analüütika pealt vaadata,
või vaadata ka LinkedInist, et kas neid impressioneid on nagu nendel uutel episoodidel rohkem kui nagu varasematel on ju. Et kas ma siis, ma ei tea, saan selle LinkedIni algoritmiga nagu paremini hakkama, noh, et kas ma kuidagi susin ennast sinna paremini vahele. Et ma arvan, neid asju on aga noh, see on ka jah selline huvitav nagu teema, et kuidas nagu siis teha neid väikeseid eksperimente, et võib-olla ma ei pane seda enda pipeline'i sisse, vaid ma lihtsalt nagu manuaalselt siis, ma ei tea, 3 episoodi teen teistsugused, enne kui ma seda asja automatiseerima hakkan. Samas täna, kui ma kursoriga mingeid asju nagu kirjutan, noh siis see ajakulu nagu on võib-olla võrdväärne nagu, et kas ma siin 3 episoodi puhul nagu mõtlen ja ragistan oma ajurakke selleks, et seda teistmoodi vormistada, või ma kirjutan nagu kursoriga lasen tal nagu mingisuguse jupi kirjutada, mis seda juba teistmoodi vormistab nagu. Ja siis on mul juba lahendus olemas, nagu mis pikaajaliselt töötab, et võib-olla see on ka minu see arendaja bias, et ma tahaks nagu kohe kirjutada koodi, et see probleem ära lahendada, et ma ei viitsi nagu manuaalselt mingeid asju nagu remontima minna. Ühesõnaga niisugune hobiprojekt, mis sul on ka välise surve najal iganädalaselt toimetad sellega ja nagu ruumi kasvada on veel, et. Ja sellega on üks huvitav asi veel, et kui ma hakkasin seda tegema, ma tegin kuskile ühe projekti, eks. Lasin kursorile kirjutada koodi, mis tõmbab siis Captivate'ist episoodide info alla. Muide, ma tahaks sellest täiesti eraldi episoodi ka teha, et kuidas siis, mis nagu demoks seda natuke teistmoodi content oleks, aga demoks seda kursori kasutamist ja siuke live coding moodi asi. Et mis tõmbab kursorist need andmed alla ja siis nimetab need episoodid ringi, paneb sinna need kõik puuduolevad andmed, nagu need puuduolevad episoodi numbrid juurde. Ja noh, ma jõudsin peaaegu sinna, et ta uuendab Captivate'is, teeb selle API call'i ka ära. Aga seal tuli mingi jama, Captivate tahtis mingid lisaandmeid ja oli mingi viga peal. Ja siis tuli juba nagu järgmine nädal tuli uus episood. Siis ma olin nagu, et no nii, mis ma nüüd teen? Et kas ma võtan selle uue episoodi nagu JSON'i ja panen sinna siis andmetesse sisse, nii nagu ta olema peab sellele õigel kujul, eks ole, kas ma teen käsitsi selle asja ära. Või ma pean ikkagi mõtlema nagu ka mingisuguse nagu pipeline'i peale, et ma automatiseeringi selle nagu algusest lõpuni ära, et ta võtab Captivate'ist need andmed, teeb need andmed korda nagu selle ühe skriptiga, nimetab need asjad ringi, võtab arvesse seal kõiki erindeid, on ju. Ja siis, kui mul tuleb uus episood, siis ma võin nagu venitada sellega nii kaua, kui ma tahan, on ju. Ühel hetkel ma panen selle skripti käima ja siis ta teeb nagu full rename mulle nendele asjadele. Et noh, siin on ka nagu selline, et ma ei tea, et tegelikult ma tean, et peaks tegema käsitsi, peaks tegema lihtsalt 1 nädala jooksul selle asja ära ja siis ma saan selle skripti minema visata, sest ma ilmselt ei nimeta nagu järgmise X aasta jooksul kõik episoodi jälle nagu teises template'is ringi. Aga teiselt poolt mulle tundub, et natuke võiks olla selline nagu pipeline'i pool ka, sest siis oleks nagu dokumenteeritud ka see, et mis samme ma seal päriselt teen nende andmetega. Et muidu see võib tähendada nagu seda, et üks skript tõmbab mul need andmed alla, siis teise skriptiga ma ütlen, et kuule, pane need numbrid sinna juurde, siis ma lasen selle kursoril 3. skripti teha, mis need pealkirjad nagu ümber nimetab, on ju. Siis nagu mingites kohtades ta ei saa nagu võib-olla päris hästi hakkama ka, siis ma teen nagu käsitsi mingi paranduse, on ju. Aga samas siis tuleb uus episood ja siis ma olen jälle nagu mudas. Kas sa peale avaldamist teed veel midagi? Või et kui on üles läinud, siis on üles läinud? Täna ei tee. Täna tegelikult selle teeb see N8N minu jaoks nagu ära. Et ta iga neljapäev kell 10 vaatab YouTube'ist, võtab selle kõige viimase episoodi selle YouTube'i description'ist, siis parsib välja selle kirjelduse osa ja selle pealt sealt ta saab selle thumbnaili ka, teeb siis LinkedIni, Facebooki ja Discordi postitused. Okay. Et seda, jah, see oli nagu super hea automatiseerimine, et sellel hetkel, kui mul need episoodid on üles pandud, ta on pandud ka YouTube'is, eks ju, mingi scheduled publish'i peale.
ja Captivate'is, et ma võin selle episoodi täna ära teha, üles panna ja olla kindel, et neljapäeval nagu tulevad need announcement'id ka nagu välja selle kohta. Okei, ehk siis sa ei orkestreeri seda mitte keskelt, vaid sisuliselt nagu ajastad cron job'iga, et kõigepealt käib üks asi ära ja siis läheb teine asi täiesti eraldiseisvalt käima. Ja aga noh, täna on, et kuna see N8N-i automatiseerimine ei kontrolli mitte mingil viisil, et kas juba nagu selle episoodi kohta on announcement välja läinud, siis juhtub ka neid asju, et kui ma nüüd siin, ma ei tea, mõnikord jäängi hilja peale neljapäeva hommikul nagu lõikan seda episoodi kokku ja pole veel nagu selleks 10.00-iks nagu seda üles laadinud uut või YouTube peale oma töötlemist lõpetanud on ja, siis läheb lihtsalt uus announcement selle eelmise kohta välja ja siis tuleb käia ühe keskkonnast keskkonda, käsitsi on ju, lähed ja kustutad neid asju, et seda läbu nagu ei oleks seal. See on geniaalne motivaator minu meelest, et sa tead, et sul peab olema selleks kellaajaks need asjad YouTube'is olemas, eks ole. Muidu jah, tuleb topelt teavitus inimestele. Ja nii ta on jah, et noh, ütleme, kui ma mõtlen, et ma teen nüüd selle pipeline'i nagu teistmoodi, siis see tähendab, et kogu see, kuidas neid andmeid töödeldakse ja üles pannakse, et see muutub. Et võib-olla ta ei ole enam selle YouTube'i triggeri pealt, on ju, et siis võib-olla see N8N käib mul neid metafaile vaatamas, on ju. Ja vaatab, et kui metafail on tänase kuupäevaga, et noh, täna läks nagu episood üles, on ju, et või et seal see publish date on sees nagu tänane, et siis ma teen selle kohta announcement'i. Aga noh, ma jõuangi sinna, et nüüd ma tegelikult juba disainin enda jaoks seda tohutut keerulist node'i, nagu sa rääkisid, või seda node graph'i, nagu see bufferil on, bufferi tüübil, et noh, lõpuks mingid asjad juhtuvad, andmed on enamjaolt on seal kuskil failis, või nii-öelda faili andmebaasis siis, data lake. Et siis, noh, et ma ei kujuta ette, et seda ühel hetkel nagu tuleb mingisugune teine nagu Riverside'i moodi pakkuja ja ütleb, et kuule, meil on siin kõik olemas, hakka nüüd kasutama. Et ega naljalt ei hakka, enda oma on ikka parem, nagu mulle tundub. Aga noh, siis mingi API kuskil muutub kergelt, tuleb uus API versioon välja ja siis läheb kõik katki ja siis sa lähed hakkad käsitsi neid faile uurima ja jah. Jaa, see on täiesti teine asi, et ma sain õnneks üsna vara selgeks selle, et peab ka sellise jälgitavuse nagu sisse tegema sinna ühel hetkel, sest ka see N8N-i automatsioon läks katki, kui LinkedIn tuli nagu mingi uue API versiooniga välja ja noh, lahendus oli see, et ma pidin lihtsalt versiooni numbri ära uuendama, et ma ei pidanud nagu ühtegi muud muudatust tegema, mis oli nagu eriti huvitav, iseenesest noh, hea ja lihtne, aga jah, et sellist jälgitavust nagu peab ka lõpuks sellesse pipeline'i nagu sisse kirjutama, et päriselt midagi saaks teada, kui kuskil mingi error tuleb, on ju. Ma kunagi andmeladu arendades üks hetk võtsin endale põhimõtteks, et ma proovin kõike niimoodi parandada, et samal viisil sama asi uuesti katki minna ei saa. Siis ma tegin seda paar kuud ja siis nagu õnnestus ja siis nädalavahetusel nagu ei tulnud ühtegi veateadet. Siis see oli jälle teistmoodi ärevus, et kurat, aga äkki läks nüüd kõik katki. Ja siis ma tegin sinna mingi heartbeat'i peale, et ütleski mulle kell 8 hommikul, et kuule, on elus küll. Siis ma rohkem ei pidanud vaatama. Aga kas siis ei juhtunud see, et natuke aega läks mööda, siis sa nagu hakkasid olema, tundsid ennast häirituna juba sellest notificationist, et kogu aeg on kõik hästi nagu, et miks ma seda notificationit pean kinni panema, et see on nagu siuke obsoliit. See võttis mingi paar kuud harjumist ja siis ma hakkasin usaldama seda, jah. Aga noh, see on samamoodi. See vaheetapp oli vajalik, on ju? Vaheetapp oli vajalik, sellepärast, et oli täiesti variant, et nagu kõik läks nii katki, et nagu veateateid ka ei saanud. Ja siis arvad, et on hästi ja siis lõpuks avastada esmaspäeval ja siis on nagu väga palju suurem jama. Sellepärast andmete laadimine vaatab 1 päeva tagasi ja kui on 3 päevane auk sisse jäänud, siis on juba nagu väga palju käsitööd. Aga kuidas teile selline minu lugu nagu tundub, et kas see peegeldab nagu seda, mida üks tüüpiline väike ettevõte nagu kogeb, kui ta ühel hetkel hakkab nagu andmete korrastamise või automatiseerimisega nagu tegelema?
et kas see on kuidagi nagu unikaalne minu nagu podcast'i tootmisele või ma tabasin nagu mingit mure, mida kogevad rohkemad inimesed? Mina ütleks, et see on tõesti väga levinud, et noh, seesama nagu me saate alguses rääkisime, et noh, ettevõtetel on tavaliselt on ju Excelid, võib-olla on mingisugused andmebaasid, võib-olla on kuskil mingi SaaS, aga samamoodi need asjad on ajas muutunud. Ja kui ei ole ühtegi, noh, ütleme isegi kedagi, kes IT poole eest vastutaks, on ju, et selles ettevõttes, et siis on väga raske aru saada, mis tegelikult kunagi on juhtunud ja täpselt samamoodi see eeldab seda, et sa istud selle ettevõtte juhiga näiteks ja loodad, et temal on see ajalooline mälu, on ju, et miks 3 aastat tagasi on andmed niimoodi ja miks selline muudatus toimus, et keegi peab neid asju kuskilt teadma. Keegi istub selle ettevõtte juhiga maas ja siis nad arutavad tõenäoliselt nagu mingisuguse 10 nagu rea üle või noh, mingite üksikute andmeridade üle, et noh, et kuule siin see üks rida on nagu, siin on midagi valesti. Et ma mõtlen ka, et võib-olla nagu, et ma ei ütle, et oleks lihtsam nagu lihtsalt panna mingi ignore flag nagu nende episoodide juurde, millega nagu midagi valesti on. Et noh, mul on neid nii vähe, aga kui neid oleks nagu, ma ei tea, 25,000, noh, et siis ma mõtleks küll, et võib-olla noh, et äkki lihtsalt, ma ei tea, arhiveerime need read kuskil ära ja ütleme, et need ei ole raportis kättesaadavad, sest me ei tea, mis siin toimus, nagu, et mis siin juhtus. Eriti kui nagu väikeettevõte hakkab kas või samamoodi sotsiaalmeedias tegema midagi, et noh, sa võid Facebookis reklaami osta ja siis sa ostad seda reklaami, aga kogu see info elab seal Facebooki reklaamikeskkonnas. Et kui sa tahad midagigi sellest mingi muu asjaga siduda, siis see on nagu päris suur tükk tööd, et sealt midagi kätte saada. Ja sellega ma tegelikult puutusin kokku ka selle N8N-i automatiseerimisega juba, et vähimatki asja teha LinkedInis või Facebookis, sa pead kuskil mingi äpi nagu registreerima. Ja tõenäoliselt see sama Facebooki äpp minu teada mul ongi mingis nagu nii-öelda development mode'is, sest see ei ole ju kunagi äpp, mille ma nagu maailmale lahti teen. Et ma kasutangi seda üksi, aga selleks lihtsalt, et sinna nagu teatud appidele ligi saada, ma pean mingisuguse äpi kuskile defineerima ja siis läbi selle äpi ma saan nagu kätte need API otspunktid. Kohati Facebookis pidi vist eraldi veel mingid permissionid küsima nagu selle äpi jaoks nagu, et see on ja omaette selline keeruline maailm, et ma natuke igatsesin seda vanakooli värki, et lähed kuskile API key lehele ja kopid sealt selle API key ja kohe on nagu sul kasutatav, aga no nii ta töötab, näiteks Captivate'is ta töötabki, lihtsalt need suured megaplatvormid eeldavad nagu mingisuguse API key nagu sinna vahele tegemist ja see ongi huvitav, et selle siis need nii-öelda buffer tüüpi platvormid saavad nagu väga hästi ära teha või Zapieri tüüpi platvormid on ju, et nad defineerivadki enda Zapieri äpi ja sa näed Facebookis ka, et sa annad ligipääsu nagu Zapieri äpile nagu enda andmetele või enda page'ile ja see on kõik nagu nice and dandy, aga siis kui sa tahad nagu enda mingit custom hobi asja külge panna, siis peab 2 käega peast kinni hoidma, et kust otsast siis pihta hakata. Ja see on nagu põnev, et ma arvan, et siin sellised nagu AI asjad väga palju nagu ei aita, et seda pusimist on ikkagi nagu palju, ütleme, kui sa oled inimene, kes ei tea isegi, mis asi API key on, või et siis ma kardan, et see lihtsam ongi minna sellesse buffer platvormi, kui et hakata AI-ga endale mingit custom plönni arendama. Jep, või suurematel ettevõtetel on ka hulk erinevaid versioone sellest API-st. Et midagi on nagu sunset mode'is ja nii edasi, et see AI on kõik selle teksti endal sisse söönud. Ja siis sa saad sealt selliseid vastuseid, et nojah, just näeb nagu adekvaatne välja, aga tegelikult ei toimi, sellepärast, et siin on 3 eri versiooni nagu API tarkust sisse pandud ja tegelikult on praegu juba 4. Ja seda ma nägin isegi selle kõige lihtsama Captivate'i API-ga, et ta teeb väga ilusa koodi, aga
kõige lihtsam nagu esimene autentimise ots ei tööta, sellepärast et nad on ilmselt mingis versioonis nagu siin selle nagu pisut ringi teinud. Selles suhtes ütleks, vaata Priit, et sul on nagu väga hea nii-öelda väike ettevõte, kes andmetega tegeleb, sest ettevõtte juht nii-öelda on väga tehnoloogiateadlik ja see paraku, noh, kui me vaatame Eesti ettevõtteid, see tihtipeale ei pruugi nii olla, et inimesed seal ettevõttes teaks, on ju neid, seda dokumentatsiooni üldse hakata läbi vaatama, et seal on neid raskusi palju, jah. Kas teil on võib-olla mulle mingi soovitus ka siia lõppu, et kuidas ma selle pulli kõik ühel hetkel nagu valmis saaks niimoodi, et ma liiga palju juukseid ei kaotaks? Ma arvan teistpidi, et sul tundub nagu jooksvalt põnev olema sellega, et ma loodan, et sa ei saa sellega valmis, et siis sa pead hakkama mingit muud hobiprojekti otsima omale, et noh, sa kasutad AI tööriistu, kursoriga kirjutad koodi, on ju, igasugused erinevad platvormid, et noh, see nagu lisab igapäevaellu nagu värskust ja vajadust uute asjadega kursis olla. Ja seda ma pean küll ütlema, et see on nagu, et see on natuke nagu, mul on nagu hea meel, et mul on see päris eluline andmestik nagu seal olemas, eks ole, millega neid asju teha. Aga jah, noh, ma tänan selle lootuse eest, et ma seda valmis ma loodan, et ma jõuan nagu vähemalt 80% peale, et siis neid viimaseid asju on nagu hästi põnev nagu nokitseda edasi. On sul endal täpselt nagu eesmärgid ka paika pandud kuskil, et sa tead nagu nii-öelda on selline Jira, on ju, et mingi Kanban või board, ütleme, kus sa tead, et okei, need on nagu järgmised asjad, mil sa peaks ette võtma? Ja mul on task list on seal Notionis põhimõtteliselt, aga mul ei ole seal tähtaegu, mis võib-olla nagu võiks mingid tinglikud asjad vähemalt olla, sest muidu need asjad ei liigu ka väga palju. Ja noh, teine pool on see, et kui ma tahangi päriselt sellest mingit videomaterjali ka toota, et noh, kuidas ma neid asju siis valmis teen. Et see on minu jaoks ka täiesti uus maailm, et kuidas sellist videot toota. Ja paneb nagu mõtlema, et noh, need inimesed, kes suudavad YouTube'is samal ajal rääkida ja samal ajal koodi kirjutada, on ikka erakordselt andekad, et see ei ole nagu üldse lihtne, kui sa pead nagu võite kodus proovida, lihtsalt räägi valjusti sellest, mida sa parasjagu kirjutad. et kuidagi minu pea töötab nagu teistmoodi, ma räägin ja siis kirjutan või ma kirjutan ja siis räägin, aga samal ajal kahte asja teha on nagu väga raske. Jõudu ja ma loodan, et sa hakkad tootma seda materjali ka, et kuidas sa teed seda, sellepärast see tundub nagu tehniliselt põnev. Aga see soovituste osas, ma arvan, vaata, mis sa mainisidki, et noh, sul on sellised noh, nii-öelda andmejärv, kus sul on need failid juba eraldi kaustades ja kui sa sinna selle mingi dokumentatsiooni või YAML faili juurde paned, ma arvan, et see on nagu pikas perspektiivis tegelikult väga hea ja jätkusuutlik lähenemine tõenäoliselt, noh, ongi kui ütleme, et need tehisaru meetodid arenevad natukene ka edasi, on ju, see on neile nagu väga kasulik info, kust hiljem saada aru, et mis sa oled teinud, on ju, ja mida nemad saaksid pakkuda võib-olla. Ja, sest no mu eesmärk oli see, et hoida andmeid võimalikult ühes kohas, mis minu jaoks nagu teeb nagu lihtsamaks kõike seda asja transportida ühest kohast teise või seda asja töödelda, et kõik info oleks nagu maksimaalselt ühes kohas, mitte nagu erinevate platvormide peal laiali lõpuks. Võib-olla üks spetsiifiline soovitus siiski, et sa ütlesid, et sul on kataloogipuud, seal on erinevad failitüübid, et kui sa teed, ma ei tea, võib-olla sul on, aga kui sa teed omale mingi skripti, kuhu sa kirjutad sisse, et okei, ma ootan, et siin oleks MP4 fail, MP3 fail, selline mingisugune YAML fail, midagi, mis nagu skreibib su seda kataloogipuud ja flagib siis ära, et kuule, seal ei ole. Et see on nii-öelda data quality check, on, et sa ise defineerid siis oma nagu selle skeema, mida sa ootad, et eksisteeriks igal pool. Jaa, see on hea, see noh, kindlasti annaks ka sellist
nagu tulevikupilti, et jällegi, et kuna need varasemad episoodid on nagu väga teise struktuuriga ja neil ei ole nagu transcription'eid täna ja asju, et see annaks nagu võimaluse tagantjärele mingeid asju ka genereerima hakata nagu nendele ja leida üles, et millal siis puudu on, eks, et ma ei teeks kõigile seda transcription'it juurde, vaid ainult nendele, kus päriselt see puudu on. Võtame siis kokku, teiega oli väga vahva täna. Et on ladu ja on toru ja siis on algoritm ka. Jah, just, et kõik 3 koos, et siis on nagu see ja et on ladu, toru ja siis algoritm ka täpselt. Hästi. Et siis jääme kõigiga kuulmiseni uuel nädalal. Väga tänan. Tšau. Tšau.